Kaunist keskhommikut ja täna räägime loomulikult Ameerikast, USA valimistest. Tunnistan üles, et praegusel hetkel ei ole veel kõik lõpuni selge, aga hetkel juhib presidendivalimisi Donald Trump. Mis muljed Ameerika valimistest teil on, Mihhail? Huvitav on võib-olla see, et Trumpi jaoks see on kolmas katse ja tegelikult võrreldes eelmise korraga ja isegi üle-eelmise korraga, siis esialgu üldine trend näitab, et tema toetus on kasvanud. Ja see omakorda tähendab, et demokraadid ei saanud hakkama. Isegi siis, kui Trump ei võida, siis üldised tendentsid Ameerikas vähemalt küsitlused seda näitavad, et inimesed eluga ei ole rahul. Ja see emotsioon, mis inimestel on päris tugev. Ja eelkõige majanduse osas. Inimesed tunnevad, et hinnad kasvavad, majandus langeb, elukvaliteet langeb ja huvitav on ka see, et küsitlused näitavad ka seda, et just Trumpi valijad, nende peamine eesmärk, aga ka võib-olla tänapäeval ka peamine väärtus on just majandus ja majanduse kasv. Ja Harrise puhul see peamine väärtus tema valijate puhul on demokraatia. Ja seda on päris huvitav jälgida, et aga mis on siis täna Ameerikas peamine trend, peamine väärtus, et mida siis inimesed valivad, et majanduskasv, isegi kui demokraatia kannatab või demokraatia väärtused on ikkagi see, mis hoiab Ameerika ühiskonda ja see peab olema prioriteedis. Ja ma arvan, et need valimised seda ka osaliselt näitavad. Ja tõenäoliselt näitavad ka seda, kas inimesed on rahul praeguse eluga ja kas inimesed on valmis valima inimese, kes on kindlasti reljeefsem, kui mitte öelda radikaalsem, kelle kohta ei ole päris teada, mida ta hakkab tegema, aga on 100% ootus ja arusaam, et temaga muutused kindlasti tulevad. Lauri? Jaa, et kas demokraatia või raha, et põhimõtteliselt me saame aru, et kui Trump võidab, siis money talks. Ja nii ta on, et vaadates ka neid teemasid, mida käsitleti, ongi toimetulek. Heidetakse ette ju Bideni ajale hüperinflatsiooni, mis tegelikult toimus mitte ainult ju USA-s, vaid kogu maailmas, seda me kogudsime isegi. Teine väga oluline teema oli illegaalne migratsioon. Ja teate, selle migratsiooniga on nüüd selline lugu, et iseenesest väga suur hulk inimesi on selle vastu, et Mehhikost tuleb kogu aeg uut rahvast peale. Aga kõige huvitav on see, et selle vastu on kõige rohkem need inimesed, kes kunagi on sealt tulnud. Ehk siis, kes on jäänud juba päikseks. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult nad näevad ohtu, et tuleb uut tööjõud peale. Uut tööjõud on loomulikult odavam ja see on konkurents. Ja huvitav seik jällegi, siis kui ma kevadel olin Ameerikas, siis me arutasime seda teemat ka Denveris ja kui väga lihtne oli see, et jah, et see meie jaoks on probleem. See kindlasti nagu koormab meie kogu sotsiaalsüsteemi, aga teiselt poolt, et see on ka meie, ütleme, majandusmootoriks. Ehk siis sul pidevalt tuleb uut tarbimist peale inimese näol, see on siis sisemajandusele oluline on ju, ja teine pool on ka see, et sul tekib selline nii-öelda uus siis tööjõud, mis on tavaliselt tunduvalt soodsam on ju,
ja siis see tegelikult soodustab tarbimist, on ju. Ehk siis ühest küljest on see illegaalne migratsioon nagu ka probleemiks, aga teiselt poolt on nagu ka leevendus, on ju, ehk siis nad on ka nagu lõksus. Ja kui loomulikult Trump võttis selle suuna, et ta pidurdab seda illegaalset migratsiooni ja see sama poliitikat ta viljeles juba oma esimese siis presidentuuri ajal, on ju. Aga see, ma arvan, sellega ta pigem nagu meelitas enda taha neid valijad sealt Lõuna-Ameerika kandist, kus siis tuldi nagu nii-öelda üle piiri. Ja väga, üks teema, mis oli kindlasti üleval, oli abordi teema, kus siis selged seisukohad olid tegelikult välja öeldud, samas ega Trump ei kunagi öelnud seda, et ta täiesti nagu keelustab seda, et ta pigem andis suuna, et seda võiks ikkagi ise osariigid otsustada, nii nagu tegelikult ta praegu ongi. Aga seda nagu pidevalt kasutati ära demokraatide retoorikas äriselt poolt, et et näete, kui ta tuleb siis, et unustan siis ära, et nüüd ta täiesti läheb keelu alla, et need olid need huvitavad teemad, et mis olid pidevalt nagu üleval. Ja ma arvan, et seda oli väga lihtne ka markeerida, et migratsioon, toimetulek, ja siis sama juba väga konservatiivne suund, mis puudutab siis abordi õigust. Ja kui me vaatame nagu osariigiti, siis Pennsylvania oli siis või on siis see osariik, mille osas kõik ootavad tulemust. Aga samas kevadel ma külastasin ka seda osariiki ja viibisin ka Pittsburghis. Pittsburgh on ju vana siis tööstuslinn, kaevandati seal ju hästi palju nii põlevkivi kui ka siis süsi ja nüüd on siis uus suund võetud gaasi pumpamise peale ehk siis kildagaas. Ja Trumpi ajal oli see päris hea hood, sai sisse, pumbatakse välja, suunatakse laevadele pikki jõge siis merre ja siis Euroopasse, siis Bideni ajal pandi selle asja nagu nii stopi peale. Ehk siis need kogused vähenesid, neid uusi maatleid avati tunduvalt vähem ja siis tegelikult mina tundsin juba seal Pittsburghis olles, et tegelikult see toetus demokraatide osas on kindlasti langenud võrreldes siis sellega, mis ta oli seal eelnevatel valimiste ajal. Ehk siis kui vaadata, ma arvan, et sellist tulemust ja ka vaadata ka praegu kaarti, kuidas need hääled on jagunenud, siis selge on see, et pealinnades, osariigi pealinnades või suurlinnades on siis Pittsburgh või siis Philadelphia demokraatide toetus on suur, sellepärast seal on raha, aga kõik ülejäänud piirkonnad on puhtalt vabariiklaste oma ja sama tendents on tegelikult ka teistes osariikides. Seal, kus on raha, seal, kus on siis nii-öelda kontsentreeritud suured linnad, seal on kuidagi enamasti demokraadid juhivad, aga kõik muud piirkonnad, maapiirkonnad on puhtalt vabariiklastele. Ennem, kui valimiste lõpptulemustest ei olnud mitte midagi teada, siis Eestis räägiti palju sellest, et Eesti peab lihtsalt kohanema, ükskõik kumb võidab, see ei ole selge, kes võidab ja et Eesti jaoks sisuliselt mitte midagi ei muutu. Kui palju Ameerika Ühendriikide president teie hinnangul suudab mõjutada mitte ainult siis oma siseriiklikke tendentse, vaid ka rahvusvahelist, et kui palju see mõju Eestisse kajab, kes presidendiks saab? Mihhail? Tegelikult oli seda päris huvitav jälgida, et kui sa mäletad, et eelmine kord ja eriti üleeelmine kord see Trumpi vastane emotsioon Eestis oli päris suur ja ka poliitikud, mitte ainult meedia, lubasid endale, ütleme pehmelt, päris kriitilisi kommentaare Trumpi suhtes, vaatamata sellele, et temast pidi saama president ja saigi esimene kord. Ja mis nagu ei peaks olema väga korrektne tegelikult ja ei peaks olema ka väga tark rünnata kedagi, kellest võib saada Ameerika president. Aga järeldused on tehtud ja seekord reaktsioonid olid palju tagasihoidlikumad ja ka rahulikumad.
ja tegelikult see tunnetus, et Trumpist võib saada president, tekkis juba ka meie ühiskonnas. Ja ka poliitikud said seda aru. Ja sellepärast, et see foon oli päris neutraalne. Vaatamata sellele, et me teame, et suur osa, kui mitte öelda tegelikult suurem osa meie poliitikutest, kui me räägime praegust koalitsioonist eriti eelkõige, et seal on ikkagi toetus demokraatidele. Aga, ja ma arvan, et see on tark tõepoolest, et kommentaarid seekord olid tagasihoidlikumad ja tegelikult see vastab ka tõele, et peab Eesti töötama ja tegema koostööd Ameerikaga sõltumata sellest, kes on president. Et kas see koostöö võib sõltuda sellest, kes on president, võib küll. Et kunagi me rääkisime sellest, et üks inimene võib väga palju tegelikult rikkuda. Kas ta suudab väga palju uut ehitada, see on teine asi, aga kas ta suudab väga palju rikkuda? Jah, suudab küll. Ma ei usu, et globaalselt välispoliitilisel areenil midagi hakkab niimoodi radikaalselt muutuma ja väga kiiresti. Aga see, et võivad tekkida uued tendentsid ja mitte eraldi Eesti suunas, vaid eelkõige Euroopa Liidu suunas. Ja see omakorda tähendab kindlasti, et endiselt peab ka juba Trumpi ajal rohkem kaitsma enda majandust. Protektsionism on Ameerikas niigi väga kõrgel tasemel, aga see kindlasti hakkab kasvama veelgi rohkem, sealhulgas see võib riivata ja hakkabki riivama meie majandushuvisid, ja see sealhulgas ka Eesti huvisid. Ja Trump lubas, et kui Mehhiko ei peata migrantide voolu Ameerikasse, siis ta maksustab täiendavalt kaubandust 25%. Ja see juba mõjutas finantsseisu ja turg juba reageerib selle peale, et kuna praegu on juba selline nagu ootus, et Trump võib võita, juba Mehhiko peso nagu langeb. Ehk siis juba turg arvestab sellega, et tekivad karmimad regulatsioonid Mehhiko vastu ja kindlasti siis see mõjutab Mehhiko majandust. Ja samamoodi, mitte nii otseselt ja mitte nii radikaalselt, aga tasapisi hakkavad tekkima ka regulatsioonid, mis mõjutavad ka Euroopa Liidu majandust. Migrantide puhul on muidugi selline aspekt, et valija ei lähtu sellest, kuidas migrandid mõjutavad Ameerika majandust. Nad lähtuvad sellest, kui mul läheb halvasti, minu heaolu langeb, aga võõrad tulevad, siis nemad on selles süüdi. Kas see on päriselt nii? Et see juba on kolmas küsimus, aga see emotsioon, mis inimestel tekib, suhtumine migrantidesse sõltub sellest, kuidas kohalik inimene elab. Kui ta elab hästi, siis tema emotsioon võib olla suhteliselt neutraalne ja see teema ei ole tema jaoks nii tähtis. Kui elab halvasti ja võõrad tulevad kogu aeg peale ja ta iga päev näeb, ma ei tea, see tänavapilt muutub, siis see emotsioon muidugi muutub päris kiiresti. Just sama, et meie uued konkurent tulevad peale, nii tohi lasta ju. Aga et let's make America great again, et oli slogan ja eks loomulikult, et Trump selles mõttes ega Ameerika igal juhul ju mõjutab kogu maailma ja teame seda väga hästi ja ta on ju number 1 ka majandus poole pealt
ja vaadates, kuidas see nii-öelda majandussõda käib, on ju, et Trumpi ajal tegelikult oli võetud ju mõlemad suunad ette, nii Euroopa kui ka Hiina. Praegu on rohkem keskendatud Hiina peale, aga ma arvan, et iga Trumpi väljaütlemine kõigutabki turge, on ju. Ja seda me nägime ennem ja seda me näeme isegi praegu, kui ta ei ole president, aga võib-olla ootus on olemas, on ju. Et siis, kui ta peaks saama presidendiks, siis ma arvan, et iga sõna hakkabki rohkem kõigutama turge, et siin tuleks kuidagi tema sinna tagatuppa saada, et täpselt teada saada, et kui ta sel päeval midagi peaks välja ütlema, siis eelneval päeval tuleb aktsiaturudel mingid otsused ära teha kiiresti, on ju. Et see on loomulikult nagu naljaga öeldud, aga ma arvan, et enam-vähem see pilt, mis ennem oli, et hakkab ka korduma. Siin on ju hästi palju küsimusi, mis on tegelikult nii-öelda lahtised, mis on aktuaalsed ja kindlasti, no me räägime maailmast, on ju, ja kindlasti mõlema presidendi puhul on ju ootused, kuidas need konfliktid ka nii-öelda purki tagasi saadakse või ära lõpetatakse, on siis Lähis-Ida konflikt, on ta siis Ukraina sõda, kogu majandus nii-öelda sõda Hiinaga, mis tegelikult käib, on ju, nii USA kui ka lääne poolt, et selge on see, et tahetakse Hiina nii-öelda maha suruda, et nende majanduskasv ei ületaks lähiajal Ameerika oma, et noh, need on need kõik küsimused, mida president hakkab lahendama USA uus. Nüüd on siis küsimus, et kas Trump või siis Kamala Harris, on ju. Et kindlasti väga erinevad presidendid, väga erinev nii-öelda käsitlus hakkab nendel teemadel ja eks siin ka eksperdid on ju ka erinevaid mingisuguseid prognoose ennustusi ka teinud, et kui Kamala Harris tuleb, et mis siis saab siis Ukrainast ja Lähis-Idas ja kuidas see majanduse nii-öelda siis sõda nii-öelda algatatakse või mitte, on ju, või jätkatakse ja siis Trumpi puhul on täpselt samamoodi, et Trumpi puhul oodatakse palju radikaalsemaid otsuseid enda. Kas Donald Trump suudaks lõpetada Ukraina sõja ära siis 24 veebruaril, nagu ta lubas? Kuidas see paistab, et praegu tundub siin ja praegu, kui me stuudios oleme, tundub, et Donald Trumpil on edumaa olemas ja see võib tõesti juhtuda, et ta presidendiks saab. Aga mis te arvate, kas see on reaalselt võimalik, on need lihtsalt loobitud sõnad enne valimisi või on seal ka midagi taga? Reaalsus on see, kui Ameerika päevapealt lõpetab Ukraina toetamist, siis ainult Euroopa Liidu toetusega Ukraina ei saa hakkama. Et see on kahjuks matemaatiline fakt. Aga ma ei usu, et kui Donald Trump teeb, siis ta päevapealt lõpetab Ukraina toetamist, et see ei ole võimalik. Ka sellepärast, et Trump kindlasti ei ole huvitatud sellesse, et Venemaa lihtsalt nagu võidab. Ja see juhtub, kui Ukraina ei saa toetust Ameerika poolt. Et miks peaks olema Trump huvitatud selles, et Venemaa saab tugevdada enda positsioone. Ja nüüd väga küüniliselt, et isegi kui millegi pärast Trump oleks sellest huvitatud, siis ta kindlasti ei oleks huvitatud, et see lihtsalt juhtuks. See peaks nagu tähendama, et midagi sooviks ka saada nagu Venemaa poolt ja mina praegu räägin Ameerika huvides. Et pole midagi teha ja need valimised Ameerikas seda ka hakkavad näitama, et mis on nagu tähtsam, kas pragmaatika või väärtused. Ja rahvusvahelised suhted on väga pragmaatilised. Ja mis on see, mitte Trumpi arvamusel oleks vaja Ameerikale saada Venemaa käest, et võt seda ennustada praegu on väga raske. Aga kindlasti ei teki sellist radikaalset kannapöörat ühe päevaga. Et need protsessid kindlasti võtavad aega iga kriisi puhul, kas on sõda Ukrainas või siis Lähis-Ida võimalik suur sõda. Et siin ei ole sellist
mõju Trumpil või ka Harrisel, et ühe päevaga mingit konflikti ühes või teises suunas lahendada. Sest seal on ka teised suured mängurid, ka seesama Hiina ja ka Venemaa pole midagi teha. Ehk siis nemad ka mängivad enda mäng. Aga millega ma olen nõus, Trump on kindlasti see inimene, kes soovib muutusi, kes on motiveeritud ja ja tegelikult ta näitas seda kampaania ajal ja Harris omakorda näitas seda, kas see päriselt nii on, et tal ei ole mingit ambitsiooni või kontseptsiooni midagi radikaalselt muuta, midagi teha nagu teistmoodi. Rääkimata sellest, et üheks tema strateegiaks või peamiseks strateegiaks valimiskampaania ajal oli ka see, et ta ei otsinud selliseid konfliktseid teemasid, kus on kas must või valge. Võib-olla ainult üks teema, seesama abordi teema, mida nad kasutasid Trumpi vastu. Siiski surmanuhtlus ja seal mõned küsimused siiski olid, et suuremas plaanis tema peamine strateegia oli vastandamine Trumpile. Seal, kui küsitlused näitasid, et nad saavad mustvalgelt vastanduda, nemad seda tegid, demokraadid, seal, kus oli vaja enda poolt midagi pakkuda ja konkreetselt öelda, see on nii ja teistmoodi ei lähe, et ikkagi Harris püüdis seda vältida. Et see oli ja on ikkagi Trumpi stiil. Ja Trump on siin, see võib-olla on ainuke koht, kus ta on siiras. ta on näha, et kui ta tuleb selleks, et päriselt midagi teistmoodi teha. Ega ta muud võimust ei ole, et arvestades, et Kamala Harrisel oleks siis see esimene ametiaeg ja tavaliselt presidendid esimesel ametiajal on tunduvad vaoshoidumad ja Trumpil tuleks see siis teine ja loomulikult, et selle teine ja viimane aeg siis käituks ma arvan ka vastavalt, et püüaks nagu hoopis teise. Trump siiski võib võtta saab võtta ja seal on Ameerika Ühendused. Aga vanus tuleb peale, et juba sellest lähtub. No, aga ta on hea soblis, et te teate, Napoletano oli 90, Iisraeli ka president 90 olnud. Aga kui vanudest rääkida, siis tegelikult kui praegu oleks Trumpi vastas Biden, siis ma arvan, meil ei oleks siin väga palju millest rääkida. Iseenesest Kamala Harris... Füüsiline vorm loeb ikkagi. Ja absoluutselt, et kui Kamala Harris tuli mängu, siis tegelikult need valimised läksid ka huvitavamaks ja pinge kasvas ja tegelikult ka demokraadid said aru, et kõik ei ole veel kaotatud ja mäng läheb edasi on ja võitlus mindigi, ja ma arvan, et anti päris hea lahing ja ehk siis kuidas see lahing tegelikult lõpeb, me ei saa, ma arvan, isegi täna teada, et arvestades kogu seda nii-öelda protsessi, siis USAs on üldse ju valimised päris huvitavalt üles ehitatud, et osariigi elanikud tegelikult ju valivad valijamehi ja valijamehed langetavad alles otsuse 16 või 12 september minu aasta ja on olnud juhuseid, kus tegelikult valijamehed on hääletanud teistmoodi, kui rahvas on öelnud, ja kui sa vaatad veel sinna sisse, siis kui mingisuguse osariigis näiteks kas või 1% võidab üks või teine kandidaat, siis tegelikult kõik need valijamehed lähevad nagu nii-öelda selle nii-öelda 1% taha, mis see võitis, et näiteks on sul 49-51%, emba kumba on ja siis kõik need valijamehed koonduvad ainult ühe kandidaadi taha, nii peaks olema. Ja eks sellest on nagu ka USAs räägitud, et ja ma arvan, see on tõstatanud, see küsimus tõstatati ju igal valimiste ajal, kas peaks Ameerika muutma oma valimissüsteem, nii-öelda tegelikult ka otse valimiste peale, et hetkel ju saavad inimesed ikkagi või Ameerika siis kodanikud valida siis oma presidenti läbi valijameeste, et kas see on nagu õige või mitte, et seal on omad plussid ja miinused. Aga mis kujutab seda neid konfliktseid kohti ja kogu seda nii-öelda välispoliitikat, siis loomulikult, et seal ei ole ju ainult USA mängur, et neid osapooli on palju, väga palju loeb Hiinast,
loomulikult Euroopast ja Venemaast ja ma arvan, et mida Trump, kui ta peaks saama presidendiks, kuidas ta seda teemat üldse hakkaks käsitlema, et loomulikult läbi majandus, money talks. Ja praegu ongi ju see koht, kus Hiina on tegelikult päris kõvasti maha tõutud. Et kui me vaatame seda aega, mis oli veel 3-4 aastat tagasi ja kui jõudsalt ta tegelikult tuli peale, siis seda on maha pidurdatud. Et olles ka Hiinas, seda oli tunda tegelikult igalt poolt, ega Hiinas käekäik ei ole ka nagu praegu kõige parem ja ka nende toimetulek on ju väga suure küsimärgi all, et arvestades aegu, mis oli ja mis on praegu, noh, lähiajal ma räägin 3-4 aastat, siis see on nagu öö ja päev, on ju. Ja tehti, tegelikult seati ka Hiinale piirangud peale inimeste liikluse osas. Et kui ennem Ameerika võttis päris palju üliõpilasi Hiinas, siis praegu on nagu sein on ees. Et ei ole sellist suurt liikumust, et need kõik tegelikult mõjutavad kogu seda olukorda. Nii, aga Ameerika Ühendriikide presidendivalimised ja samamoodi seal on mitmed valimised korraga, aga need tulemused on järgmiseks nädalaks meil täpselt teada. Aga nad ei ole lõplikud, sellepärast valijamehed ei ole veel otsustanud. Õige, aga nüüd me saame need analüüsid, aga tulema korral ikka. Muidugi see, et analüüsid näitavad, et ja praegu ka valimised näitavad, et ka Trumpi üldine toetus kasvas võrreldes eelmiste valimistega, et ju Trump esimene kord, kui ta võitis, ta väga palju panustas ka taktikas, et just nendes osariikides, kus oli rohkem valijamehi, ta ka püüdis nagu võita ja sinna oli suunatud kampaania ja üldine toetus tal oli väiksem kui Clintonil, aga valijamehi ta sai nagu rohkem, aga seekord on ka üldine toetus tal nagu kõrgem. Mida see lõppkokkuvõttes tähendab, me tõepoolest praegu veel ei tea. Aga siit korraks Eestisse ja kiired Ameerika teemad olid nii kuumad, et me ei saanud pidama. Ma isegi vaatasin vahepeal telefonid, ega midagi ei ole muutunud. Jah, aga korra Eestisse. No mehed, öelge nüüd ära, et mis selle valimisõigusega siis Eestis toimub, miks parlamendis arutatakse põhiseadust, muud, mida see tegelikult tähendab, et ma saan aru, et on väga palju rahulolematuid ka mõjukate inimeste hulgas isegi sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, kes ütlevad, et see plaan, mida seal praegu hautakse, pole suurem asi. Sotsiaaldemokraadid muidugi on väga eriline erakond. See, kuidas nemad suudavad muuta enda seisukohti, et ja mis kiirusega, ma arvan, ükski teine erakond 3 minutit ei suuda seda teha. Stool puhub on ju. Ja no võib-olla, mis on veel minu arvates väga sümptomaatiline, et meil lugupeetud siseminister suudab 1 või 2 nädala jooksul anda nagu selliseid sõnumeid järjest, mis minu arvates on juba julgeolekuoht. Kui siseminister aasta jooksul, mitte 1,5 aastat järjest räägib, et põhiseaduse muutmine ja valimisõiguse äravõtmine on julgeolekuoht, kuna me tekitame pingeid ühiskonnas, kuna me anname mõista päris suurele grupile, et nad on vaenlased ja võibki juhtuda, et nemast hakkavad tekkima nagu vaenlased, et me karistame inimesi, kes ei ole süüdi sõjas, me karistame väga palju inimesi, kes on lojaalsed meie riigile, et räägib siis seda juttu ja räägib, et ära võtta ei tohi, et see on julgeolekuoht ja siis pärast ütleb, aga me teeme kompromissi. Ehk me teeme kompromissi julgeoleku küsimuses, lähtuvalt nende ideoloogiast ja arusaamast. Et nemad on valmis minna, kui nad usuvad, et see on julgeolekuoht valimisõiguse äravõtmine, et nemad on valmis selleks, et püsida koalitsioonis, selleks, et olla, ma ei tea, parketi kõlbulik, minema enda
ideoloogia, nende arusaama julgeolekus ja ehk siis sisuliselt julgeoleku vastu poliitilistel prioriteedidel ja poliitilistes huvides. Ja siis seesama siseminister meil pakub veel meelsuse kontrolli korraldada inimestel. Et mis on mitte isegi autoritaarse, vaid totalitaarse riigi nagu tunnus. Ja see on kõik siseminister, Eesti Vabariigi siseminister, kes praegu annab ühiskonnale selliseid signaale. Mina ütlen selle peale, et selline siseminister on ise julgeolekuoht koos enda erakonnaga. See on täna olukord, mida me nagu jälgime. Mina ütlen ilma filtrita ja otsa nii, nagu tegelikult asjad on. Et loomulikult visatigi kogu see julgeoleku teema nurka ja põhiteema on selles, et nähakse, et Keskerakond on endiselt tugev. Endiselt võimekas suure potentsiaaliga, ainuke erakond, kes tegelikult suudab liita erinevaid kogukondi Eestis ja neid see segab. Ja loomulikult kohalikud omavalitsused valimised on tulekul. Ja see on peamine põhjus, mida praegu, miks pärast hakatakse põhiseadust muutma. Nähakse konkreetselt ohtu selles, et Keskerakond suudab jälle kohalikud omavalitsused võita. No kas nad üldse saavad põhiseadust muuta, kas nad saavad sellega hakkama, sest selleks on vaja tegelikult väga suurt parlamendi enamust, et põhimõtteliselt 81 liiget peavad olema. Seal on tegelikult põhiseadus kirjas, et kui soovitaks muuta põhiseadust kiirkorras on ju, siis peab olema saalis hääli 4 korda rohkem kui vastu. Kui ütleme niimoodi, teoreetiliselt kõik 101 liiget on kohal, siis 81 peaks selle poolt hääletama, et põhiseadust muuta. Nüüd Keskerakond ja sotsid ja mõned veel saadikud on kindlalt öelnud, et ennem, kui praegu sotsid tegid selle otsuse, et nad olid selle põhiseaduse muutmise vastu. Nüüd sotsid ja sotsid, nii nagu ka Mihhail ütles, et tõid alati ju nii-öelda üheks oluliseks punktiks välja julgeolekuoht ja tegelikult on olemas uuringut, et see ongi julgeolekuoht, kui sellise nii-öelda selline otsus peaks sündima, siis sotsid on praegu selle julgeoleku teema üldse nurka viskanud ja tegelikult ongi praegu valmis kõik ohverdama selleks, et just nimelt, et Keskerakond ei saaks jällegi kohalikud omavalitsused võita ja mäng käibki muutnud selle peale. Mulle tundub, et see võib-olla on isegi natuke nagu laiem mäng, et pole midagi teha. Mõned erakonnad, sealhulgas ka Reformierakond, alati kui majandus langeb ja seda nad ei suuda kommenteerida või see, kuidas nad seda kommenteerivad või kuidas nad seda püüavad päästa, teeb seda nende olukorda veel halvemaks, siis tuleb pakkuda asendustegevust ja teisi teemasid. Et meil majandus langeb 3 aastat järjest, lahenduseks pakutakse ainult maksud, järgmine aasta on kindlasti väga raske Eesti inimestele ja mida meil pakutakse arutada, põhiseaduse muutus päevapoliitilistel kriteeriumitel, ehk siis selleks, et lahendada enda päevapoliitilisi vajadusi, erakonnad lähevad põhiseadusele kallale. Et ja iseenesest, kui ühiskond seda aktsepteerib, on juba suur probleem. Kui ühiskond aktsepteerib seda, et poliitikud selleks, et enda päevapoliitilisi vajadusi rahuldada, võivad muuta põhiseadust, siis ükskord, kui see asi on juba suus, nad hakkavad seda tegema regulaarselt. Rääkimata sellest, et valimisi õigusi ära võtta aasta enne ja siis, kui see juhtub, see ei juhtu aasta enne või mõni kuu enne valimisi, seda tegelikult ei aktsepteeri ükski rahvusvaheline konventsioon. Ehk siis see, mis praegu toimub, on demokraatia kriis. Ja see on juba päris pikalt olnud ja just me aina rohkem näeme seda praeguse valitsusega, et nemad on toonud see demokraatia kriisi ja nad kasutavad ja hakkavad tõenäoliselt ka edaspidi kasutama kõiki meetodeid selleks, et jääda võimule, kõiki meetodid selleks, et tegelikult
inimeste fookus ära viia tegelikult probleemidelt kõrvale ja kasutavadki kõik neid võimalusi. Aga sellest, mis edasi saab juba järgmises saates ja täna oli stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Riigikogu liige, Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Kaunist keskhommikut ja teeme Eesti suureks!